Esimene poolfinaalmäng Eesti karikavõistluste Final Fouris on peetud ja siit väljus võitjana HC Kehra, kes sai Tallinna võistkonnast HC Tallasest jagu 34-17. Jüri Lepp, Tallase peatreener. Kuidas lootused enne mängu olid? Kas plaanisite pisut pikemalt Kehrale vastu saada või säilitasite kõiki jõuvarusid homseks pronksimänguks? No eks on ju teada, et kui me nõrgema meeskonnana suudame seda mängu suhteliselt kaua võrdsena hoida, siis vastastel on ka psühholoogilised probleemid. Täna umbes 20 minutit me suutsime ja kui nad said juba siin nagu lihtsaid väravaid eest ära, siis oli selge, et nemad juba said ka pingevabalt mängida. Aga nähes seda olukorda, andsime kõigile mänguaega ja üritame homme pronksimatsis siis maksimumi välja võtta. See maksimum oleks siis 3. koht? No maksimum meie jaoks oleks see, et me suudaksime võimalikult võrdselt mängida ja eks siis oleks näha, et milleks me võimelised oleme, aga selge see, noorte võistkonnana meie ajad on nagu ees ja meie jaoks on juba eesmärgi täitumine see, et me oleme siia 4 hulka jõudnud. Ja kas võib nimetada ka mõned nimed, kellega oma võistkonna etteastest täna enim rahul olite? No ma ei tahaks nagu nimesid öelda, aga 20 minutit mängisime kogu meeskonnana hästi, siis vajusime ikkagi kogu meeskonnaga ära. Küsiks veel Kehra kohta ka. Enne turniiri algust olete öelnud, et tõenäoliselt võiks Kehra olla üks põhilisi konkurentse ja kindlasti ongi karika võiduks, et kuidas tänane Kehra etteaste tundus? No nii kaua, kui neil psühholoogilisi probleeme ei olnud ja kui nad nagu kindlalt ette said, nad väga hästi mänginud, sest koosseis on ju väga mitu aastat koos mänginud, paljud mängijad on parimas mängueas, kogemused on olemas, oskused on olemas, et tänasel hetkel nagu Eestis kõige paremini komplekteeritud meeskond, et kindlasti nad on ükspuha, kes seal finaalis vastu tuleb, minu arvates siiski on see Põlva, et nad on kindlasti väga niisugused võimelised väga kõva mängu esitama homme. Aitäh, Jüri Lepp, ja edu homseks kohtumiseks! Aitäh! Nii, jätkame kohe intervjuuga. Kehra võidukas peatreener Indrek Lillsoo. No esimesed 12-13 minutit pressis HC Tallas päris usinasti vastu, aga siis tagasi vaatamata läksid eest ära ja said Tallase vastu võib-olla selle hooajaga kõige suurema võidu. Et mida sina nägid nii suure võidu põhilise võtmena? Jaa, selles mõttes oli sõnum, et Final Four, et kindlasti kergelt ei anta ja taktikaliselt Tallas nagu mängiski alguses väga tempoga kaasa ei tahtnud minna, et võib-olla siis nende suhtes soodsalt. Meil oli vaja lihtsalt kannatada siin mängus ja ütleme niimoodi, et suures pildis tegelikult see kõige suurem pluss oli meie poole, et oli see distsipliin, et me suutsime ikkagi kõik 60 minutit korralikult mängida, et ei tekkinud seda üleoleku tunnet, mis vahest võib olla suures eduseisus, et minnakse nagu lohakaks ja ei midagi nüüd korralikult puhata ja loota, et vastased tõmbavad kõva lahingu, et eelistust ei ole, et kes siit meil vastu tuleb, et karikat tahame võita, siis peame homse finaali võitma. Natuke imestasime, et üsna vähe vahetusi tegite, aga samas nimekirjas ei olnud ka mõnda meest, kas lisanduvad homseks finaalmänguks või peategi läbi ajama selle seltskonnaga, kellega täna poolfinaali mängisite? See on niisugune kahe otsaga asi, et kui sul on seal võib-olla 16 meest, sa saad sinna üles anda ja väga palju vahetad, see võib nagu sellist rütmi nagu segada, et kui on mehed piisavalt treenitud, ega siis ei olegi neid vahetusi väga vaja aga hetkel on meil jah seis selline, et ega meil ei olegi juurde kedagi võtta, et meil on küll ühe väravahi saame juurde võtta, aga see nagu ei ole hetkel vajalik ja mängime nende meestega, kes täna meil olid. No, ründajad olid täna kvaliteetsed, kõik mehed, kes peaksid väravaid viskama, said sellega suurepäraselt hakkama, nii Jermasevits, Slastinovski, Jankovski, võid vist kõigiga rahul olla?
Jaa, üldpildis olen nagu rahul, et võib-olla vastane oli ka selline täna, et nad said oma soorituse korralikult tehtud, et see ei tähenda, et homme nii lihtsalt meil need visked lähevad, et eks me teeme omad järeldused ja vaatame selle video, mis mäng siin kohe hakkab, selle ka ära veel ja no oled öelnud, et karikavõitjaks tulla peab nagunii kõiki võitma, et erilist eelistust ei ole, et kas tuleb finaalis vastaseks Viljandi või Põlva, aga ikkagi sisemuses peaks mingisugune eelistus vast olema. No kui nagu vaadata ajalugu, siis Viljandiga pole nagu finaali mänginud, et siis võiks olla nagu selline uus asi, et mängida Viljandiga. Samas teistpidi, et me oleme siin Põlvas ja Põlvas mängida finaali ja võita, ma arvan, see oleks nagu väga magus. No karikas tahab kaitsmist, nii et edu selles mõttes. No igal juhul, et karikat kaitsta kindlasti ei ole lihtne. Aitäh! Aitäh!